nii tuur, kolmkõla ja selle pöörded. Räägime kõigepealt C-tuurist. C-tuuris või igal akordil on siis põhikuju pluss 2 pööret. See on akordi põhikuju ja tema visuaalne pilt on siis selline, et siin äärmised helid on ühest viieni, esimene ja viies, siin keskel on veel üks noot ja siis neid ei mängi, see on selle akordi põhikuju. Ja need akordi helisid veel nummerdada 1, 3 ja 5. Kuna me alustame nagu sellest noodist, see on number 1, 1, 2, 3, 4, 5, kasutame neid 3 heli. Nüüd neid helisid, need 3 heli on võimalik ümber paigutada. Saame akordi esimese pöörde. See noot läheb siia ülesse, saame akordi esimese pöörde. Ja seda kõige lihtsam üles leida on niimoodi, et panete väikse sõrme siia C-noodi peale. Ja siis need noodid on samad, mis olid siin. Selle akordi visuaalne kuju on siis selline, et siit jääb 2 mängimata, siit jääb 1 mängimata. See on siis akordi esimene pööre. Ja ütlen ka ühe teoreetilise nimetuse, et sekstakord pööre. Seda õpite muusikateoorias kindlasti varsti. Akordi teine pööre on siis selline, jällegi samad noodid, see noot läheb nii nagu sinna. Ja seda siis võib-olla üles leida on kõige lihtsam nii, et panete keskmise sõrme C-noodi peale ja siis see ülemine noot on 1 jääb vahele, siis tuleb ülemine noot ja 2 jääb vahele, siis tuleb alumine noot. Ja teie harjutus on siis selline, et mängike erinevaid kolmkõlasid, milleks on siis C-tuur, F-tuur ja G-tuur kõigepealt. Mängite koos pööretega. Kõigepealt parema käega. Mängite siit kuni sinnani välja. Parema käega, siis sama asi vasaku käega. Siit ta kõlab halvasti, aga sellest ei ole midagi. Sama lugu siis G-tuuri, F-tuur ja G-tuur. Et F-tuuris jällegi põhikuju mängite, siis on pöial põhitooni peal. Kui mängite esimest pööret, siis on väike sõrm selle F-i peal. Kui mängite teist pööret, siis on F-i peal keskmine sõrm. Niimoodi ja nii edasi.